vot see ongi nagu see positiivne efekt tööandjatele, mida sellest direktiivist tegelikult võiks nagu enda jaoks võtta, et sa saad aru, kui sa oled teinud selle analüüsi, pannud paika põhimõtted, leidnud endale sobiva selle tasu vahemiku, siis sa saad aru, et ahaa, okei, ma nii palju umbes peaksin maksma, aga kui mul on mõni hästi selline särav täht organisatsioonis, et ma tahan teda väga hoida, ma võiks talle võib-olla natuke rohkem maksta. Et see on see, ma ütleks, selline konkurentsieelise teema. Et ja meie eesmärk on kindlasti mitte maksta turu kõige kõrgemat tasu ja me seda ei tee ka. Ja nii-öelda tagada suure organisatsioonina konkurentsivõimelisus oma tasudes. Ja seetõttu me ka väga palju analüüsime ja seetõttu me väga palju tegeleme tasuteemadega organisatsioonis. Aga kui sa nagu reaalselt Exceli tabelisse vaatad, kas see äriliselt on olnud kasulik lüke või ikkagi pigem selline kahjulik lüke? Nüüd, kui sa mõtled seda palkade teemal läbipaistvalt ja avatult toimetamist, siis minu hinnangul on see olnud ettevõttele väga-väga oluline suur väärtus, et me seda teeme, sellepärast, et need tasuotsused, mida siis peab ka direktiivi vaatest hakkama hiljem põhjendama, kui on erisus siis liiga suur naiste ja meeste tasude vahel, meil on seda lihtne teha. Meil on põhimõtted paigas ja kui on vaja kuskil korrigeerida, siis me tegelikult saame aru, mille baasilt me saame seda korrigeerida. Et ma olen hästi nõus sellega, mida Evalina ka välja tõi, et ettevõtted tegelikult ühel hetkel ju peavad hakkama ikka vaatama nende tasude sisse, kui palgavahe meeste naistel, sama tööd tegevatel meestel naistel saab olema liiga suur. Nüüd minu jaoks on see küsimus, et mis see võrdne või võrdväärne töö ikkagi on. Et see on natuke, mida me arutame ka maja seeseks enda jaoks, aga kuna meil on ametikohtade hindamine paigas, siis tegelikult meil on sellega tõenäoliselt ka väga lihtne. Ma korra segaks veel, et mulle meeldis, kuidas ühe teise panga personalivaldkonna inimene ühes oma intervjuus ütles, et kui organisatsioonis makstakse sama töö eest täpselt sama palka, siis on tõenäoliselt tegemist halva juhtimisega. Ja ma selles mõttes nagu saan sellega nõustuda. See ei käi iga organisatsiooni kohta, loomulikult võib-olla selles konkreetses rehvi töökojas see on täiesti sobilik praktika, aga kui me võtame suured organisatsioonist, millest me siin aruandluskohuse kontekstis räägime, kui sa maksad terves oma majas kõigile inimestele, kes teevad juhuslikult sama tööd, täpselt sama palka, siis suure tõenäosusega sa lihtsalt ei oska nende seda erinevat väärtust hinnata ja sul majas on probleeme, ma ütleks, juhtimisega. Ja selle direktiivi mõte kindlasti ei ole palkade ühtlustamine selles mõttes. Kui sul on... Lihtsalt on teada, et suured organisatsioonid, korpod ilmselt tahavad liikuda selles suunas, nad kasutavad juhust, eks ole, selle ühtlustamiseks selle sama direktiivi valguses, siis, aga võib-olla mitte, ma ei tea. Selles vaates, et kellegi palka väiksemaks teha ju päeva pealt ei ole võimalik. Töölepingu seaduse mõttes ei ole võimalik. Et jah, mida on tulnud erinevate ettevõtete poolt tagasisideks, sellele, kui on hakatud otsa vaatama näiteks soolistele palgalõhedele organisatsioonis, on tõesti see tõdemus, et ajapikku jooksevad sisse soolised palgalõhed ja soolised erinevused. Et kui Piret mainis säravaid tähti organisatsioonis, siis, ja see ei ole mingi tahtlikult diskrimineerimise näide, aga siis tihti peetakse nendeks säravateks tähtedeks ja asendamatuteks inimesteks organisatsioonis rohkem mehi kui naisi. See ei ole selline, enamasti see ei ole, eks ole, mingi tooma ainult mulle meeldivad mehed, ma saan nendega saunas käia ja ainult sellepärast ma teen seda, vaid need on lihtsalt need mõttemustrid, millega meil on kasvatatud, eks ole. Et kui meeste ja naiste puhul juba kasvatuses, eks ole, erinevaid asju kultiveeritakse, naised peaksid olema, ma ei tea, tagasihoidlikud, seal tüdrukud niimoodi ju tegelikult juhendatakse, poiste puhul hinnatakse teisi asju, kiidetakse mingit mängulisust ja seiklushimu, naiste puhul vaadatakse, oi, kui tore selles kleidis välja näed, et absoluutselt teisi erinevaid asju, need samad mõttemustrid on meil ka täiskasvanuna sees. Ja need on sellised hästi alateadlikud, et kui ma lihtsalt mõtlen, et kes on minu meeskonnas see nagu asendamatu inimene, siis võib juhtuda, et ma seal juures alateadlikult tegelikult nagu näen mehi nende suuremate tähtedena. See ei tähenda, et mehed ei või need suuremad tähed olla, absoluutselt võivadki organisatsioonis. Mis selle asja mõte on lihtsalt see, et
et tuleks vaadata andmetele peale, vaadata, et oha, mul on siin see sooline palgalõhe, miks mul see on, kui ma oskan öelda, miks mul see on ja need põhjendused on seal taga objektiivsed, eks ole, et mitte ainult, et ma arvan, et ta on särav, vaid et selle säravuse taga on ka mingi reaalne ettevõttele tulev väärtus, et siis on ju kõik hästi.